Tere! Vaatame, kuidas kasutada rakendust Google Classroom õpilastega suhtlemiseks. Selle jaoks on meil siin päris mitu võimalust. Kui me avame oma kursuse, on meil esmajoones kuvatud Stream vaade. Eesti keeles võiksime seda kutsuda näiteks infovoog. Enamasti on meil siin näha teavitused selle kohta, kui õpetaja on lisanud kas mõne uue ülesande või näiteks mõne materjali. Aga me saame siia jätta ka teavitusi õpilastele. Ja selle jaoks saame siia klikkida selle olemasoleva aknakese peale ja meil on siin valikud. Kas me saame jätta teavituse ainult käesolevale kursusele või me saame selle teavituse jätta kõikidele kursustele või nendele kursustele, mida me ise valime. Nüüd, kui me valime rohkem kui ühe kursuse, siis see teavitus läheb automaatselt kõikidele nende kursuste õpilastele. Kui me jätame valikuks ainult ühe kursuse, näiteks ainult käesoleva kursuse, siis me saame ka eraldi valida, et millistele õpilastele see teavitus läheb. Näiteks kui meil on mõned õpilased võib-olla, kes on natukene jäänud oma ülesannetes maha, siis me saame saata teavituse ainult nendele maha jäänud õpilastele, et andke nüüd hoogu. Oma teavitustele me saame lisada faile, näiteks Google Drive'ist, linke, YouTube'i videosid. Pane siia ühe testteavituse. Tere! Kuidas teil täna läheb? Mis me saame sellega veel teha? Me saame siit valida nooleke, sest post kõrval on nooleke ja me saame valida, et see teavitus ei ilmu kohe, vaid näiteks teavitus ilmub homme hommikul. Võib-olla kui me tahame soovida õpilastele ilusat päeva, siis pole seda mõtet õhtul teha, vaid me valime siit schedule ja valime, millal see teavitus ilmub. Et see ilmub võib-olla näiteks hoopis esmaspäeval või et ilusat nädala algust või millalgi muul ajal ja ka kellaaja saame valida. Või me saame salvestada oma teavituse draftina ehk siis mustandina. Jätan praegu kõik paika ja postitan selle teavituse kohe. Nüüd, kui me teame, et meil on varasemast ajast juba mõni väga hea teavitus või väga hea postitus tehtud kusagil mujal kursusel või ka siin samal kursusel, siis me saame kasutada seda 2 noolega nuppu, mis on reuse post ehk siis taaskasuta postitust. Kui me siia peale vajutame, me saame otsida täpselt selle kursuse, kus me teame, et meil see hea postitus oli näiteks ja siit otsida mõne teavituse, mida me tahame taas kasutada. Praegu ei hakka siit valima, aga põhimõtteliselt see võimalus on olemas. Õpilased saavad nüüd kõikidele postitusele panna kommentaare, samamoodi õpilased saavad ise postitusi luua, aga me saame neid sätteid ka tegelikult välja lülitada. Ja nende seadete välja lülitamiseks või sisse lülitamiseks liigume siia hammasratta alla, mis paremal üleval nurgas hammasratas, natukene allapoole kerida. Ja siin on stream ja sätted. Vaikeväärtus on, et õpilased saavad nii postitada kui kommenteerida. Lisaks me saame valida variandi, kus õpilased ise postitada ei saa, aga saavad ainult kommenteerida. Või kolmas variant, et õpetajad on ainukesed, kes saavad nii postitada kui kommenteerida. Jätan praegu vaikeväärtuse. Ja classwork on the stream tähendab seda, et need automaatselt tulevad teavitused, kus on näha, et kas õpetaja lisas uue ülesande või uue postituse. Samamoodi me saame neid kas kuvada täies mahus või need üldse ära kaotada. Vaikeväärtus on, et neid kuvatakse kondenseeritud kujul. Ehk siis esimene võimalus õpilastega suhelda on infovoo all. Liigun näiteks praegu ühe õpilase konto alla, lähen streami, teen siin refreshi. Ahaa, ja ma näen, et õpetaja on küsinud, kuidas teil täna läheb. Ma saan siit kopeerida selle lingi, mis jagaks seda ainult selle täpselt postituse linki ja kui ma nüüd selle lingi avan uues aknas, siis automaatselt minnakse ainult selle ühe õpetaja postituse juurde. Seda mul hetkel vaja pole, aga näiteks ma soovin siia kommenteerida. Läheb päris hästi ja kommenteerin. Nüüd need kommentaare näevad nii õpetajad kui teised õpilased, ehk siis teised õpilased saavad samamoodi vastata või vaadata, mida on kommenteeritud. See on üks teise õpilase konto. Ta näeb, et siin on õpetaja küsinud, kuidas teil läheb ja õpilane vastanud, läheb päris hästi. Ehk siis esimene võimalus õpilastega suhelda on siin streami saki all.
teine võimalus õpilastega suhelda on Classworki all, ehk siis ülesannete all. Ja selle jaoks jällegi on päris mitu varianti, liigume Classworki alla. Esimene võimalus siin suhtluseks on tegelikult iga materjali või iga ülesande all on ka kommenteerimise võimalus. Näiteks kui ma lähen siin, mul on siin teema banaanid ja lisatud on banaanide pilt. Ja kui ma nüüd vaatan seda materjali, siin on ka tegelikult selline võimalus nagu class comments. Ehk siis õpilased saavad siin kommenteerida, küsida võib-olla nõu või lisa, ma lähen õpilase vaatesse, vaatan samamoodi banaanide pilti, view material, ja õpilane võib siin kommenteerida, vabandust. Ma ei saanud täpselt aru. Õpilane võib siin kommenteerida, kui tal mingi segadus tekib, ja samamoodi õpetaja võib vastata ja kõik õpilased näevad neid kommentaare. Teine samasugune võimalus on kommenteerida ülesannete all. Näiteks kui ma jagan nüüd õpilastega ülesannet, ütleme, et ühte assignmenti teen uue, ütlen, et mis asi see on. Lipp ja lapp. Ootan õpilastelt võib-olla siia vastust dokumendi kujul ja ütlen, et see on kõikidele õpilastele, punktid, kuupäev panen ka millalgi, teema õunad ja õpilastele esitan ülesande. Nüüd, kui õpilased saavad ülesande kätte, vaatame, lähme siia Classworki alla, uuesti teeme, uuendame. Aha, mul on tulnud uus ülesanne. Mis asi see on? Lipp ja lapp. View assignment. Nüüd õpilasena ma saan jällegi kommenteerida seda ülesannet või ma saan saata ka õpetajale privaatse kommentaari. Ehk siis ma saan õpetaja käest küsida, võib-olla ma ei taha, et kogu klass näeks, et ma midagi kommenteerin, vaid ma saadan õpetajale privaatse kommentaari. Aga ma teen õpilasena siia ühe Google Docs faili. Ja oletame, et ma teen siia ka sisu, kirjutan oma vastuse ja saadan selle faili õpetajale. Õpetajana ma jällegi uuendan akent ja ma näen, üks õpilane on mulle vastanud. Ma avan selle ühe testiõpilase töö. Ma näen ta vastust ja nüüd jällegi võimalus õpilasega suhelda on kirjutada tööd siia faili sisse kommentaar. Faili sisse kommentaar kirjutada. Mul on võimalus saata õpilasele privaatne kommentaar ja siis see töö tagasi saata. Privaatse kommentaarina võib siia kirjutada näiteks töö oli natuke lühike. Ja postitan õpilasele privaatse kommentaari ja saadan talle töö tagasi. Ütlen, et see on 10 punkti 100. Nüüd, olles jällegi õpilase vaates, ma näen, õpetaja on saatnud mulle privaatse kommentaari, töö oli natukene lühike ja töö tagasi saatnud. Ma saan tööd parandada ja selle resubmitida ehk siis taas esitada võib-olla parema hinde saamiseks ja saan ka õpetajale privaatse kommentaari tagasi saata. Kolmas võimalus õpilastega suhtlemiseks on kasutada küsimise ülesannet. Ja selle jaoks valin great, question ja küsimus. Kui pikk on teletorn? Kui pikk on teletorn? Ja ootan vastusena teletorni pikkust meetrites. Lisaks ma saan veel valida, kas tegu on tekstilise küsimusega või valikvastustega küsimusega. Aga mis valikud mul selle küsimuse loomisel on? Ehk siis siin on 2 tähtsat valikut. Üks on, et students can reply to each other, mis tähendab seda, et õpilased näevad üksteise vastuseid. Ja teine variant, students can edit answer. Nüüd, kui me valime esimese variandi ja teise variandi mõlemad, siis natukene see küsimuse esitamise võib-olla mõte kaob ära, sest et õpilased näevad, mida teised on vastanud ja pärast oma küsimuse vastust muuta. Kui me valime ainult teise variandi, siis tähendab seda, et õpilased teiste vastused ei näe, aga nad saavad omaenda vastust hiljem muuta. Kui me valime esimese variandi,
siis tähendab see seda, et õpilased näevad ka teiste vastuseid, aga alles pärast küsimusele vastamist. Ehk siis proovime selle korraks läbi, jätan siia variandi, õpilased saavad üksteisele vastata ja küsin õpilastelt selle küsimuse, kui pikk on teletorn. Nüüd lähen näidisõpilasega sisse. Ma näen siit infovoo alt, et ahaa, õpetaja on esitanud 2 ülesannet. Lähen Classworki alla ja kui pikk on teletorn. Vaatan küsimust. Ja ma saan siia jällegi klassi kommentaari jätta, privaatse kommentaari jätta või siis vastuse trükkida. Mina olen väga tubli, ma tean, et teletorn on 314 meetrit. Ja esitan oma vastuse. Nüüd pärast vastuse esitamist ilmub siia sakk Classmates Answers ehk siis klassikaaslaste vastused. Ja kuna ma olen ainuke, kes on vastanud, mul on siin ainult minu vastus. Ma lähen nüüd teise õpilasega sisse ja vaatan, mul on küsimus, kui pikk on teletorn, vaata küsimust. Mul veel ei ole siin kuvatud Classmates Answers, sellepärast et ma ei ole veel ise vastanud. Oletan, et mina ei tea. 200 meetrit vast oli. Ja esitan sellise vastuse. Hand in. Ja nüüd ilmub mulle nähtavale Classmates Answers ja ma näen, testiõpilane vastas 314. Ja ma saan tal omakorda ka vastata. Hea vastus. Ehk siis see oli selline 3. variant, kuidas õpilased saavad omavahel suhelda või ka õpetajaga suhelda. Loodame, et sellest videost oli abi, et jõudu tööle!